osakond kiirelapsi. Te kindlasti imestate, kuidas saavad olla roti kiirelapsed. Teate, meil on kõik võimalik. Ma olen vahete vahel salaja hiilinud pinkide all tundide all. Ja mida ma kuulen? Kerge vaaraga muutub kaltsium kaaliumiks, oksiid on hape, alkeen on alkaal. No milles on siis probleem, et rott ei võiks tuua ilmale hiirekojudes? Minu hiirelapsed tahtsid teile korraldada suurt tulevärki. Aga ma ütlesin neile, et täna on ikkagi jõulupidu, jätke see tulevärk aastavahetuseks. Ja saatsin nad laia ilma veidi uut tarkust õppima. Hiljuti ilmus meie kooli vilistlase onu Bella raamat Keemia diskreetne võlu. Soovitan seda raamatut lugeda kõik, eriti neil, kes arvavad, et keemia õppimine on nende diskrimineerimine. Ja kuna mu lapsed vist ei ole veel tagasi jõudnud, siis ma loen siin raamatust teile ette paar parafraasi, millega ta raamatu lõppes, aga eespool on ta rohkem keemiast rääkinud. Toimumas on orgaanilise keemia eksam. Üliõpilane Maksimov spiker. Õnnetuseks on ta kasutanud valesätte. Olles ise kindlasti veendunud, et kõik, mis tuleb teema kohta vastata, on õige. Enesekindel tugev spikerdaja astub professor Palmi palve. Professor Viktor Palm, palun minge kohe eksamit minema. Sellist lollust pole ma tükk aega kuulnud. Ja teine, dotsent Tulju Loomets, mürgiseid aineid ei tohi karta, vaid selle asemel tuleb õppida nendega ringi käima. No tere, olete tagasi. Mida te kuulsite, nägite? Kas kõik jõudsite tagasi? Nii, räägime siis meile ka. On keemiatund. Õpetaja kirjutab tahvlile ühe valemi ja küsib siis Jukut. Juku, mis aine see on? See on see, mul on see keele peal. Kuule poiss, süliti see otse maid välja, see on ju väävelhappe. Ja nüüd mõne tähtsad faktid elust. Siis aine 3 olekut on loeng, seminar ja praktika. Tööta alati rühmas, see võimaldab hiljem teisi süüdistada. Kõigis tähtsuseta kolbides ja pudelites on kiire toimeline ning väga toksiline aine. Kõik eksperimendid peavad olema reprodutseeritavad. See tähendab, nad peavad alati iga kord õnnestuma samamoodi. Argoon läheb baari ja baaridaam küsib temalt, mida te juua soovite? Argoon aga ei reageeri. Füüsik, bioloog ning keemik sattusid esimest korda elus ookeani kaldale. Füüsikud lummasid vainud. Ta ütles, et tahab vedeliku dünaamika pisut uurida ning kõndis otse vette, kus ta loomulikult tuppus ja kaldale ei naasnud. Bioloog tahtis uurida vee, floora ning faunat ja kõndis samuti väinetesse. Temagi ei tulnud enam tagasi. Keemik ootas sõpru ikka pikka aega kaldal. Võttis viimaks märkmiku ja kirjutas sisse kalla. Füüsikud ja bioloogid on ookeani lihtsalt lahus.